tere siit Petrone Printi klaasmajakese eest Valguskülas Tartu Raekoja platsil. Minu Pariisi autor Triin Lellep ja kirjastaja Epp Petrone. Kuidas öelda häid jõule prantsuse keeles? Joyeux Noël. Ja kuidas tulevad jõulud Prantsusmaal? Missugused on seal jõulukombed? Nii, ma nüüd just meenutasin, läksin tagasi aega, kui ma veel Prantsusmaal elasin, siis ka seal on jõuluturud. Champs-Élysées tänava ääres on väikesed majakesed ja seal müüakse igasugust kraami. Inimesed lähevad vaatama kõiki neid kauneid jõuluvalguseid. Ja mis on veel väga eriline, et seal on suured kaubanduskeskused ja kaubanduskeskuste esimestele akendele pannakse tohutud sellised adregaadid, karussellid, liikuvad nukud, jõuluvanad, päkapikud, rongid ja siis lapsed kohalikud käivad neid kõiki vaatamas ja seisavad seal niimoodi sellise näoga ja tegelikult isegi kui meie täiskasvanud turistid sinna läheme, siis me vaatame, et vau, uskumatult ilus. Siis, mis on võib-olla meile veel natukene huvitav, prantslased, nad teevad sõime. See tähendab, et nad panevad endale kuskile mingi kapi peale, panevad siis Jeesuse sõime ja Maaria ja Joosepi ja kõik need tegelased. Ja siis absoluutselt need sõimed võivad olla siis väga väikesed ühe kapi peal. Aga ma olen ka näinud sellist inimest, kes on teinud sõime täis 2 korrust ja jõuluvana kujukes ja päkapikk on isegi tema vetsus ja vannitoas. Nii et see täiesti oleneb ja see on meie inimesele täiesti üllatav vaatepilt, kuidas niimoodi. Meil jah, vist see kujukeste fännamist ei ole. Aga ka jõulutoidud tegelikult Prantsusmaal on teistsugused. Et kui meie sööme siin verivorsti ja kartulit ja kapsast ja liha, siis nemad söövad väga luksuslikult, kõlab foie gras, austreid, suitsulõhe, siis tigusid ja sooja toiduna on neil kalkun, jah. Kalkun. Et tegelikult väga mõnus on ka nende jõululõunad ja jõule nad tähistavad, mis on neile väga oluline. See nagu just on jäänud meelde, et meil on need kaunistused ja kõik see on üli väga tähtis. Ja neid minnakse terve perega vaatama, et seal Galerii Lafayette, et nüüd me peame sinna kaubanduskeskusesse vaatama minema neid kaunistatud vitriinaknaid. See tuletab mulle meelde linnapea, selge. See tuletab mulle meelde ka Ameerikas, New Yorgis on samamoodi, et minnakse neid vaateaknaid vaatama ja kõike. Aga siis me olime vist teadnud ikka moodsad kokku tõmbama, et tervitused Pariisi poolt ja siis kui linnapea kõne on algamas, siis siin on nagu Tartu voolab oma soodu. Aga kõik, kes on siin huvitatud, meie klaasmajakene on siin avatud ja minu Pariisi raamat ja Triin ootavad siin ja ootavad raamatupoodides ja raamaturiiulitel. Aitäh teile, Joyeux Noël!